et meie alateaduses ei ole enam ainult pildid, vaid tekivad ka programmid. Joonistaks ikkagi siia selle sama filmilindi eostamise hetkest. Hakkab siia kõik salvestuma. Ja kuidas need programmid tekivad? Me rääksime kujunditest. Ja väiksele lapsele hakatakse ka kujunditest rääkima. See on punane. See on punane. See on punane. Mis väri see on? Unane. Aha, hakkas aru saama. Tal juba tekkis, et see impulss, mis tal siis teeb, see nimetatakse punaseks. Ehk erinevad kujundid moduleeruvad programmideks. Ja need programmid hakkavad tööle meil alateadused, meie alateadus lülitab ennast ühe programmi pealt teisele niimoodi, et meie mõistus enam seda ei fikseerigi. Kuidas programmid tekivad meis siin alateaduses? Teatud programmid, kui ma Soomes rääkisin seda või tegin seda koolitust, siis üks ütles seal, ma rääkisin seda sidruni lugu, et kui keegi näiteks kellegile selgitada, mismoodi näeb välja sidrun, kui ta näinud ei ole seda, et väga raske on selgitada. Tead, ma olin ükskord Aafrikas, ma ütlesin Aafrikas selgeks teha, mismoodi näeb välja lumi. Aafrikas I don't know, aafriklane ütleb. No siis ta mõtles, pidi võtma sealt külmkapi ukse lahti, näitama, et see valge, aga seda on igal pool. Ja see tähendab seda, et otsid siit sarnased kujundid, mis siis tooks talle siia mõttemoodustis. Nüüd ta läks googletas ja nägi nüüd seda lund seal, veel katsuda ei saanud. Nägi lund, ehk tal tekkis mõttevorm. Ehk mõistus lõi konkreetset piirjoonet talle. Järgmine päev ta läheb tööle, tööres pakutakse, siis ametiühingus pakutakse tasuta tuusikut Lapimaale. Aga ta muidugi räägib, miks te mulle ennem ei pakud? Tead, me iga aasta kogu aeg pakume. Aga tal ei olnud siin seda toetuspunkti, selleks tal siit sisse siit välja. Ta isegi mäletanud, et pakust. Midagi te olete rääkinud, nüüd tuletati meelde talle. Midagi te vist rääkisite, jah? Okei. Siin ta siis läks Lapimaale ja proovis lund, maitses seda, kõndis seal, suusatas, peale sauna hüppas lumme. See mõttevorm, see lumi, tekib mõttestruktuur. See mõttevorm ühendub maitse, lõhna, motoorikaga, kõige muuga, millega see lumi nüüd sünkroniseerub ja tekibki mõttestruktuur, ehk ta struktureerub siin alateaduses ära. Kuidas programm tekib? Näiteks autoga paljudes sõidavad. Muidugi me teame, et autoga sõidaks, ta on nii levinud asi, ehk siin juba ei ole mitte moodusest, mitte juttugi, ütleme mõttevormist hakkame pihta, eks. Nüüd me läheme autokooli. Meile räägitakse ära, tekib mõttestruktuur. Räägitakse ära, mis on kõik reeglid, asjad, gaas, pidur, rool, liiklusreeglid on liiklemise üks osa ja nüüd pannakse siis õppesõitu tegema ja siis hakkabki juba struktureeruma rohkem. Ehk sa lähed liiklema, sa juba siis hakkad sõitma. Mäletan esimene kord, kui lubati mul linna peale sõitumine tegema. Istusin autosse, andis mulle võtme ja mina muidugi läksin kohe võtit, siis sütte lukku panema, siis saad käratas. Kõigepealt pane oma tooli kaugus paika. Igipiist tuli siit kohe niimoodi kukkus. Nihutsin tooli paika parasjagu ja hakkan siis jälle võtit sinna süüte lukku toppima. Turvavöö kinni järgmise, kaks juba seda igipiiska ja panis turvavöö peale ja hakkan jälle võtmet ja sinna peegel paika, eks ja siis, kui ma nõudsin risttee peale välja, siis ma niretasin niimoodi juba igist, eks on ju. Oota, mis märgid, kus mida tead, eks on ju. Kaos täielik. Aga juba saate load kätte, 2 aastat sõidate. Te ei mõtle, millal te käiku vahetate. Te ei mõtle, kuhu selle paneb. Te lihtsalt panete süüte võtme sisse. Praegu tänapäeval on väga palju toodud nupuga lausa. Te ei mõtle, millal suuna panete sisse, või teie käsi vajutab ta sisse automaatselt. Ja te sõidate linna läbi niimoodi, et te isegi ei mäleta, oli see roheline, punane. Te olete ammu juba seal kohal. Te mõtlete neid asju juba seal läbi, et mida te seal kellelegi ütlete juba. On ju? See tähendab seda, et siin tekib programm. See programm sõidab ise teie eest. Meil tekib ääretult programme tekib siin meie alateaduses. Mis nagu liigutavad meie kehad ja teevad asju. Need on meie tavalised füüsilise eksistentsi programmid.
aga räägiks järgmisena lahti, mis on informatiivne mõõde üleüldse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paneme 7 ka veel. Kui me nüüd informatsiooni võtame lahti, kuidas me võtame, ehk siis meie mõistuse jaoks olid kujundid ja me ka loeme oma 5 aistinguga erinevalt, eks me ütleme, kui mõni nimetab neid dimensioonideks, aga ta on väga võõr sõna ja ma ei saa vähe selle sügavusest aru. Aga seda võib öelda, et prostranstva on ruum. Aga nii kui me ütleme ruum, on kohe piirid, aga prostranstva on ruum, milles ei ole piire. Piiritu ruum ehk määratlemata ruum. Kui me hakkame tegelikult informatsioonile andma mingisugust kuju ja vormi, ehk siis nullmõõde on punkt. Esimene mõõde on sirgjoon. Ehk siis punktist A punkti B, otsejoones. See on esimene mõõde. Teine mõõde hakkab ju tuttav tulema ehk tasapind. Kolmas mõõde on see, et me näeme kuubikut 3 küljest. Ehk siis räägitakse nagu ruumist. Informatsioonil on ka nagu nägemine, et teine mõõde eksisteeribki teise mõõtmine, ta näebki kõike nagu tasapinnana. Ta ei näe kaugemale, sest ta on sellele informatsioonile on selline struktuur. Kui seda üldse struktuuriks nimetada saab. Aga anname talle sõna struktuur, eks. Informatiivne struktuur, tasapind. Ja kui me nüüd proovime sellele teisele mõõtmele selgitada, mis on kolmas mõõde, ehk ruumi, siis me küll mõtleme, et ta saab aru. Aga ta ei saa aru. Sest vaadake, kui me võtame kuubiku, meil on paberileht siin, see on teine mõõde. Kuubik, mille me saame suruda siit paberist läbi niimoodi, et ta jääb pool ühele poole kuubikut, pool teise poole jääb. Ja, aga see teine mõõde näeb ainult seda kuubikut oma toetuspinna raames ainult. Et ta näebki seda kuubikut. See kuubik on ka kahemõõtmeline. Lapik. Informatsioonil on erinevaid mõõtmeid. 4. mõõde on aja ja ruumi mõõde. Et me kogeme aega ja ruumi. See tähendab seda, et me näeme seda kuubikut 3 punktist lisaks aeg. See on 4. mõõde. Ja see 4. mõõde on meie füüsilise tasandi mõõde. Me räägime meie teadvusest. See osa siin oli mõistus, mäletate. Ja see 4. mõõde ongi mõistuse mõõde, mis informatiivselt sisaldab ainult kujundeid. Need kujundid olid meil visuaalsed, häälekujundid, sest nad eksisteerivad ajas ruumis. Hääl eksisteerib ajas ruumis, sest hääl annab meile koordinaate. Hääl annab meile koordinaadid, kus poolt auto liigub sinna. Ehk me räägime ju informatiivsest mõõtmest. 4. mõõde, aja ja ruumi mõõde annab meile teatud koordinaade aja hetkes. Ja meie füüsiline tasand kogebki aega ja ruumi. Selliselt justkui, et see aeg oleks lineaarne ja kahesuunaline. Tegelikult emotsionaalkujundid on siin eksisteerivad 4. mõõtmes. Siin 4. mõõtmes. Ka 4. mõõde on meie ego mõõde. Selleks, et informatsiooni teieni tuua, ma pean kasutama aega. Selleks, et näha kuubikut eestpoolt ja tagantpoolt, ma pean kasutama aega, ma vaatan eestpoolt, siis kõnnin kuubiku teise poole, vaatan tagantpoolt. Nüüd selle lausega lähme järgmisse mõõtmesse. 5. mõõde. 5. mõõde ongi see, et me näeme kuubikut eestpoolt ja tagantpoolt sama aeg. Ma teen selle mõistuse siit, joonistan läbi. Seda enam see ei saa, sest see on 4-mõõtmeline.
ja see ei saa vaadata samamoodi nagu paber ei saanud näha kuubikut tervikuna, vaid nägi ainult seda toetuspunkti. Samamoodi meie mõistus ei saa aru sellest, kuidas saab näha kuubikut eestpoolt ja tagantpoolt sama aeg. Me teeme ühe harjutuse, kus me vaatame kuubikut eestpoolt, tagantpoolt sama aeg. Aga me vaatame mitte ainult läbi 5. mõõtme, vaid vaatame läbi 6. mõõtme. 6. mõõde on see, et me vaatame kuubikut eestpoolt, tagantpoolt ja seestpoolt väljapoole sama aeg. Vot mõistus hakkab siin juba puksima. Aga seda ei saagi enam, kui te saate kogemuse. Mõistusele seda selgitada ei ole võimalik. See on jälle kogemust vaja. Teeme selle harjutuse. See on umbes sama, et kui me kallame tassi sisse kohvi ja kallame ta hakkab üle ära ajama. See kohvi näeb seda tassi nii seestpoolt ja väljapoolt sama aeg, ta voolab üle ääre. Tema toetuspunktid tassiga on seestpoolt ja väljapoolt. Ta näeb seda mõlemat. Näiteks selleks, et kuidas minna, see on meil juba see baaskoolitsus, me teeme ühe harjutuse, lihtne harjutus, hingamisharjutus, kuidas minna vaatleja positsiooni. Kuidas tulla siit egost välja? Lihtne harjutus, et kui me hingame rahulikult sisse, hea on silmad kinni panna. Mille pärast? Sest kui me tahame nendes mõõdetes tegutseda, siis on silmad kinni vaja panna. Sellepärast, et muidu siit tuleb, see ei hoia meid selles, siit tuleb impulss ja see hoiab meid selles mõõtmes. Selleks on hea silmad kinni panna. Muidugi kõrvad veel parem, kui klapid ka pähe, et me oleme ka täielikus vaikuses. Muidugi see on parem. Hiljem me õpime, süvapis me õpime muidugi kasutama nii silmad lahti kui silmad kinni, me õpime seda, et mitte lasta häirida. Pomm võib plahvatada, ma võin mediteerida, eks ju. Aga hingate rahulikult sisse ja kui te hingate välja, silmad on kinni ja kui te hingate välja, kujutate ette, et see hingeõhk läheb, valgub mööda keha laiali. Varbaotstesse, sõrmeotstesse ja kujutate ette, et see hingeõhk on teie silmad või tunnetus. Kellel kuidas, eks on ju? Kellel on raske kujutada nagu silmadena ette, siis võite kujutada tunnetamine. Et teie tunnetus valgub mööda keha laiali, et sama aeg tunnetate varbaid, sõrmi, pead, juukseotsi, kõike. Ja esimest korda võib-olla ei tule see nii hästi välja, aga juba varbaotsi ja sõrmeotsi juba esimese korraga väga lihtne juba tunnetada. Aga paar korda harjutada juba te tunnete rohkem ja te tekib kogu keha ülevaade nagu. Mõistus istub siin ja üritab sind hämada. Üritab tähelepanu viia ainult varvastele ja siis ära unustada varbad ainult sõrmedele. Aga kui sa õpid niimoodi, et sa õpid seda mõistust välja lülitama, siis sinu teadvus võib tunnetada nii varbotsi, see tekibki kogu keha tunnetus. See on harjutada. Paari hingetõmbega sa seda harjutada. Me teeme oma harjutuse, kus me vaatame kuubikut eespoolt tagant reaalselt. Me vaatame, mitte ainult ei tunneta, et vaatame. Läbi 6. mõõtme võiks nagu ju kohe võtta kõik informatsiooni korraga sealt. Aga kuna me ei ole õppinud seda, siis me peame lugema, raamatu lahti tegema, läbi 4. mõõtme seda informatsiooni endale vastu võtma. Lugema lauselt, lõik lõigult, kasutama aega ruumi. Ehk me võtame ikkagi aja ruumi kaudu omal seda. Aga võib õppida ka laiemalt võtta. Aga teadvus, see osa teadvus, aktiivne teadvus, juba seda täiesti võib. Ainult tal on vaja õpetada, näidata, kuidas kätte. 7. mõõde. Eneoloogia ütleb, et 7. mõõde on meie hingemõõde. Sinna kuuluvad kõik inkarnatsioonid. Eelnevad, tulevad, kõik kuulub sinna. Ja siis siia paneks N-tähe. Lõpmatus, piiramatu hulk arvusid. Aga üks filosoofia ütleb, et neid on 80 neid mõõtmeid ja üks filosoofia ütleb, et neid on 120. Sellepärast ma paningi see enne, et kuule, neid juba oli raske seletada. Mõistus hakkas juba vastu, eks on ju. No mõttetu neid hakkad selgitama. Aga minusugune süke nagu uudishimulik esitab küsima, mis siis saab, kui see ka täis saab? Vastu tuleb absoluut. Ehk siis tõmmaks siia võrdusmärgi, mida see absoluut tähendab. Ehk võib-olla, et hakata sõnadega rääkima täiuslik. Siis teeks siia veel ühe võrdusmärgi. Mis asi see absoluut on? Armastus. Aga see on tingimusteta armastus.
ehk armastus, kus ei ole ühtegi tingimust. See on hoopis midagi muud, mida me räägime maalisest armastusest. Looja. Ehk siis, kes tahab, mis sõnu siis oma jaoks välja valida siin. Siin vahepeal kuskil, siin mõõtmetes on peaengel Miikael näiteks. Tuleb tuttav ette. Peaengel Miikael. Kõik tunnevad teda. No näed sa, muidugi ta tunnete kõik. Ehk peaengel Miikael võib miljon inimesega rääkida eri aeg sama jutt või sama aeg eri juttu näiteks. See on informatiivne mõõde. Me räägime informatiivsest mõõtmest. Mõistus ainult sellest aru ei saa, sest mõistuse jaoks on see paber kahemõõtmeline ja kui sinna panna kuubik sisse, siis ta näeb ikka seda sama, mis ta näeb, eks on ju. Ta ei näe, et see on kuubik, ta näeb ikka ainult see nii palju, millega ta kokku puutub. Tegelikult see on võimalik. See 4. mõõde on siis aeg ja ruum. Minevik, olevik, tulevik. Ja kujutage ette näiteks alleed. Sirge tee, suured puud, niimoodi järjest lähevad. Oleme siin selle 2 puu taga ja siin marsivad nad kõik järjest. Ja puud teatud määral varjavad teie vaate välja. Ja mööda siin seda teed marsivad rivis kenad noored sihvakad poisid. Üks läks mööda, tuleb järgmine, aga ta ei ole veel nähtavale tulnud. Aga me teame, et nad marsivad seal. See on meie jaoks tulevik. Paneme see T-tähe. Nüüd ta tuli siia nähtavale. Me näeme teda. See on meie jaoks olevik. Me näeme teda. Ja ta läheb puu taha. Ja me ei näe teda enam. See on meie jaoks minevik. Või minevik. Tulevik oli. Sa oled juba tagasi teel. See on lineaarne kahesuunaline muide. Kohe ma räägin ka. Sellepärast, et kuidas ta on lineaarne kahesuunaline. Sest et vaata, kui nüüd sõdurpoiss siit marsib, ega ta ei marsi oma minevikku. Tema läheb oma tulevikku. Kui minu jaoks oli siin minevik, siis tema jaoks on seal tulevik justkui. Sest ta on lineaarne kahesuunaline. Kui me vaatame informatsiooni läbi 4. mõõtme, ehk siit puude tagant, aga kui me tuleme siia vaatetorni, me oleme siin vaatetornis, me vaatame kogu seda rivi liikumas. Ehk tekib efekt, et kadus ära see mõõde, sest me tulime siia mõõtmest vaatama ja vaatame suuremat pilti. Aga kui me läheme veel mõõtmest edasi, kui me läheme 7. mõõtmesse ja vaatame 7. mõõdet 2 moodi läbi 4. mõõtme, siis me oleme siin justkui puu taga, ajas ja ruumis. Me võime vaadata ka seda hingemõõdet läbi 7. mõõtme, mitte läbi 4., vaid 7. See on samamoodi. Siit marsivad meie inkarnatsioonid. Me vaatame läbi 4. mõõtme. Meie jaoks on aeg ja ruum see. Ehk siit me teame, et me tuleme inkarnatsiooni. See on tulevik. Me oleme inkarnatsioonis, see on meie jaoks olevik. Ja me läksime inkarnatsioonist välja, oli meie jaoks minevik. Aga kui me tuleme nüüd siia torni ja me vaatame kõike seda 7. mõõtmest, mitte enam 4. mõõtmest, siis selle jaoks ei ole eksisteeri eraldi erinevad inkarnatsioonid, on üks tervik. Kui me teeme oma alateadvuses mingisuguse muutuse, lahendame mingisuguse probleemi või tervendame ennast siin ajas ja ruumis olles, mis te arvate, kus ta veel ära muutub? Kõikjal. Ta muutub igal pool ära. Bronikov on teinud väga palju koostööd teadlastega. Tema oli see, kelle lastegrupid mängivad need maskid ees ja saalihokit. Ja ta on muidugi poega õpetanud 6 aastast peale. Ja poeg nüüd jätkab ja ta on nagu lastega väga palju tegenud. Ta mitte ainult pojaga, vaid siis kõik uue lapsed käisid seal ja mängisid saalihokit siis seal kuskil maskid peas, eks on ju. Ja Bronikov on teinud videogi, kus ta paneb endal see Bronikov, see poeg. No täis mees praegu juba. On omale pannud maski ette ja selle ATV-ga kuskil sõidab kuskil maastiku peal. See uurija, kes oli geneetika uurija, ta meesterahvast oli võtnud oma siis seemnerakust DNA informatiivse osa. See on kõige parem nagu siis infokandja ja mõjutas teda laserkiirega ja tal tõusis nädalaks ajaks palavik 40 kraadi.
ja mitte ainult temal, vaid kogu mees liini pidi nii ühele poole kui teiselt poole vaakusid 40-kraadises palaigus. See oli nagu hea, nagu teaduslik tõestuskatse, kuidas siis see mõjutab mitte ainult meid, vaid see mõjutab ka meie siis nii suguliini pidi ühele poole kui teiselt poole. Et kui te omas midagi muudate, midagi, siis see tegelikult läheb muutusesse kõigis. See muutus tekib viivega võib-olla, aga protsessi nad lähevad kõik selle muutuse protsessi ja nad võivad ka selle protsessi läbi käia. Et kui üks hakkab vaimselt tegutsema, miks ta saab päris tihti suguosast igatsugu rünnakuid? Teate, mille pärast või? Kui üks see, kes vaimselt endas midagi ära muutis, see läheb materialisatsiooni ja protsessi ka teistes. Teised võivad hakata vastu sellele, nad teevad seda väga alateadlikult ja see tekib selline nagu kaitsereaktsioon ja rünnak on kõige parem kaitse ja hakatakse siis seda tampima tavaliselt. Et kui hakkad tegema, siis saad kindlasti suguses kohe must lamas. Mina olen selle staatuse läbi elanud siiamaani veel poolenesti. Nüüd ma ei ole must, nüüd on tasku valget ka tekkinud. Järgmine harjutus on see, eks ma lubasin, et te vaatate kuubikut eespoolt, tagantpoolt ja seespoolt väljapoole. Mina alguses ei saanud ka aru, et kuidas nii saab, aga ma sain ühe kogemuse sellest, kui ma hakkasin siis ravima, esimene ravimeetod, mida ma Moskvas õppisin, siis oli Mao haavandi ravimeetod. Ja kui ma sealt nagu tagasi tulin, kujuta ette, mul hakkasid tulema inimesed kõigi maad haiged, eks. Mitte kedagi teist, just sellised inimesed. Ja muidugi ma hakkasin siis tegema sisemise ekraani peal seda diagnostikat ja kujuta ette siis puusepp hakkab siis ravimisega tegema. Ja veel selline puusepp, kes on pooled anatoomia tundide koridori käinud, nagu ei olnud nagu halli aimugi, mis muidu see magu välja näeb, eks. Muidugi ma siis ostsin poest siis anatoomia atlase ja hakkasin nad siis kurssi viima, siis elunditega muidu välja näevad ja kus nad üldse on, eks. Muidugi ma võtsin ekraani peale, siis õpetasin neid esipilte siia, et mismoodi näeb välja magu ja kui ma siis hakkasin need inimeste magusid vaatama, muidugi ma alguses ekraani peal vaatasin niimoodi, et ma vaatasin eest, keerasin teda, vaatasin teiselt poolt ja siis palusin sinna ekraani peale, et näiteks sisepoolt eraldi veel. Ma olin 5-6 inimest vastu võtnud ja ma sain aru, et ma ei kruti teda enam, vaid ma näen seda kõike korraga. Nii eestpoolt, tagantpoolt kui kõiki sisekülgi korraga. Seda ikkagi teadust me peame andma mingid toetuspunkte platvorme siia talle, et ta saaks näha, et ta ei näe, kui isegi see meie teadus ei näe, kui tal ei ole toetuspunkte. Lähme mereranda, paneme sinna valge tahvli. Me võime ka teda kompida, tunnetada, kas ta on sile, missugused servad on, eks on ju, see annab parema pildi, tekitab kohe. Tunnetus võib tekitada paremat pilti, kui see pilt ei taha väga hästi tulla sinna. Ja me siirdame seal mererannas selle tahvli selja taha. Ja tegelikult te ei keera seal pead, te näete ikka seda tahvlit. Isegi kui ta on selja taga. Juba näete, eks on ju. Just. Vaatan ekraanidel juba tahvlit selja taga juba. Super. Ja siis anname korralduse, et uus ekraan või see uus tahvel tekiks ette. Ja jällegi salvestate, te panete külje peale. Te vaatate mõlemad tahvlid niimoodi, et te keera pead, te näete mõlemad tahvlit. Ja anname korralduse kolmanda tahvlil tekkida. Siirame teise külje peale ja te vaatate jälle 3 tahvlit niimoodi, et te keera pead korraga. Te näete kõiki 3 korraga. Näete ju, eks on ju. Kõik, ma ei tea, te olete selline fenomenaalne grupp enamus juba praegu teeb harjutust läbi, eks on ju. Ja just. Ja panete veel ühe tahvli, te näete kõiki 4 korraga. Saadate korraldus, et te olete väljapool seda moodulit ja vaatate väljapoolt. Tegelikult näete sisekülgi ka. See harjutus aitab platvorm luua ja aitab ka mõista, et mis tähendab see näha seespoolt väljapoole ja väljapoolt sisepoole sama aeg näiteks. Et silmad seda ei saa vaadata, sest ta peab kasutama aega ja ruumi, käima kuubiku ühe poolt, teise poolt vaatama. Aga teadus võib, kui tal on programm olemas, ta vaatab kõiki korraga. Tegelikult. Super. Valmis. Are you ready? Ehk siis istun mugavalt jälle ja keskendume hingamisele. Hingamine toob meid hästi kohale. Lihtsalt vaadelge, kuidas te hingate.
jälle, kes tahab, sulgeb silmad. Ja andke korraldus, et see maal, mis te rullisite kokku, rullige tõust lahti. Siluge sirgeks, tehke ta hästi suureks niimoodi, et te saate astuda sinna mereranda. Ja minge jälle kõndima sinna mereranda. Tundke jälle seda liiva jalataldadele. Vaadake, kuidas varbad vajuvad sinna sooja liiva. See toob teid hästi sinna pilti sisse ja sinna kohale. Kui te oma varbeid vaatate, kuidas te kõnnite seal. Seejärel viige, käivitage see ankur. Tunnetage, kuidas soe tuul silitab teie põsenukke, õlgasid ja käsivarsi, puusasid ja jalgu. Tunnetage seda mõnusat tuule silitamist, seda tunnet. See aktiveerib teile jälle selle sükse aktiivse seisundi, sükse tunnetusseisundi. Seejärel vaadake sealt merel on selline mugav koht, kus te saate enda ette aktiveerida valge tahvli. Ja andke korraldus, et teie ette ilmuks valge tahvel. Võite teda puudutada sõrmedega, tunnetada, kas ta on sile või on natukese seal karedust või on ta soe või on külm või on jahe lihtsalt. Ja seejärel andke korraldus, et see tahvel siirduks teie selja taha. Ja kui see tahvel on teie selja taga, te näete ikka seda tahvlit. Sest et teadvus võib näha väga mitmemõõtmeliselt. Nüüd andke korraldus, et teie ette ilmub uus valge tahvel. Ja siirdage see külje peale. Ja te näete nii külje peal kui taga olevat tahvlit. Andke korraldus veel ühel tahvlil ilmuda teie ette. Siirdage see teise külje peale. Ja te näete 3 tahvlit niimoodi, et ei keera pead. Teadvus näeb kõike tahvlit korraga. Seejärel andke korraldus, et teie ette ilmub veel üks valge tahvel. Et te olete 4 tahvli mooduli sees. Te näete kõiki tahvleid korraga. Ja minge selle mooduli väljapoole ja vaadake seda väljapoolt. Te näete selle mooduli välimist külge. Näete ka kõiki sisekülje tahke. Ja selliselt te võite ümber selle mooduli jalutada ja vaadata väljapoolt ja näha seda tegelikult igalt poolt korraga. Te teadvus suudab seda igalt poolt korraga vaadata. Ja seejärel andke korraldus, et see moodul sealt kaoks ära. Me lisasime praegu sellele seisundile ka sükse teadvuse funktsiooni, kus ta näebki kõike korraga, näeb mitmemõõtmeliselt. Ka lisage see sinna ankrusse. Ka see omadus. Ehk nüüd täiendage ankrut. Ja jällegi fikseerige see tunnetusega ära. Tundke, kuidas tuul silitab teie põsenukke. Õlgasid ja käevarsi. Puusasid ja jalgu. Ja see tunne jätke meelde, las ta jääb teile ankruks jälle. Järgmine kord aitab teil väga kiiresti saavutada selline seisund.
väga hea. Astuge jälle sellest mereranna pildist välja, rullige see pilt kokku. Ja teadvusele andke korraldus tulla siia aega ja ruumi tagasi. Seejärel võite avada silmad.